hakk käib toitmas ka kuldnoka poegi koos kuldnokaga, et kui tihti sükast asja näha on? Väga võimalik, et ma ei julge seda öelda, kui tihti sellele. Väga võimalik, et see leiab jah aeg-ajalt, aga tõenäoliselt suhteliselt harva asi. No ju siis on see haki, ei teagi, kas see on emas või isaslind. Nendel niimoodi on raske vahet teha, on omaks võtnud need selle kuldnoka pesa ja mingi tungi järgi siis tunneb vajadust nendele vanemaks olla. Aga hakk on ju selline karjalind ikkagi, et kuidas selline asi üldse saab juhtuda? Ei, ta ei ole midagi karjalind, ta jah, nii-öelda käitub või parvelind on, aga ta ikka ju pesitseb täiesti individuaalselt või üksinda, selles mõttes ta ei pesitse koloniaalselt, nagu näiteks künnivaresed või nagu näiteks väikeste laidude peal tiirud või kajakad, eks ole, kes ka pesitsevad koloniaalselt. Hakil ikkagi pesa on eraldi, üksinda samamoodi nii-öelda pool avatud või pool suletud õõnsuses, urus, tehis või looduslikus õõnsuses. Ju siis on seal, kas on midagi juhtunud selle haki enda poegadega või on tema peas midagi juhtunud, et on selline lisategur, et seal siis selle hakil on mingisugune vääramatu või selline instinkt, siis mille pärast ta sinna on asunud neid võõraid poegi toitma ka. No igatahes välja pistab sealt nina ainult ikkagi kuldnoka poeg, et... Kui te niimoodi veendunud olete, et kuldnoka poeg, siis jah, see haki üks vanalind või mõlemad vanalinnud millegi pärast on asunud seda tegema. Ma ei ole sellise asjaga kokku puutunud või seda näinud. Huvitav, aga looduses võib igast asju ette tulla, nii et ega mis seal ikka.